Tere taas vaatama Autoneti proovisõitu. Alati ei tule talv üleöö, vaid sügis muutub järk-järgult aina külmemaks, aina talvisemaks. Samamoodi tegutseb Nissan oma Qashqaiga. Muutused on järk-järgulised. Kogu aeg muudetakse midagi natukene aina paremaks ja paremaks. Kõige suurema muutuse toovad esile muidugi teisekujulised esituled ja teisenenud iluvõre ja alumine pamper. Tänapäeval me mõtleme kõik oma keskkonna saastatuse peale. Eriti on hakanud selle peale mõtlema autotootjad. Kuidas säästa rohkem keskkonda, kuidas paisata vähem CO2 õhku. Nissan pani selle kõige tarbeks oma Qashqaile peale täiesti uue mootori, 1,6 liitrine, 130 hobujõuline. Täpselt sama mootor, mille pani endale peale Renault Scenic, mida me teile juba tutvustasime. Siin te näete, isegi Renault märk on siin olemas. Nissan Qashqai salong on selline väga minimalistlik. Näidikud, paneelid on kõik küllaltki lakoonilised, rool multifunktsionaalne. Istmed kaetud sellise mõnusa paksu nahaga, väga mugavad, väga mõnusad. Kõik on käejala juures, pole muud kui hakka aga sõitma. Nissan Qashqaiga sõitmine on väga kerge. See on minu esimene emotsioon siin roolis istudes. Kõik tundub väga kerge. Kogu aeg sõites on selline tunne, et see auto on väga kerge. Tegelikult kusagil tühi massiga 1,5 tonni, aga ta mõjub väga kergelt. Rool on väga kerge. Aga ma arvan, et see rooli kergus tuleb sellest, et tegu on meil kõigest esisillaveoga maasturiga. Kindlasti soodsam kui 4 vedu, aga selle mootori juurde praegu veel 4 vedu ei pakutagi. Nii nagu Nissan järk-järgult ennast aina paremaks muudab, nii on ka 4 vedu tulevikus oodata ja samamoodi lisandub mingil hetkel selle mootori juurde Qashqaile veel ka start- ja stopp-süsteem. Sõiduasend on üldiselt mugav, aga kui ma olen juhtinud uutes autodes viimasel ajal tähelepanu sellele, et tuuakse kiiruse näidikud hästi kõrgele, et juht ei peaks oma silma teelt alla tooma, siis siin on kohe see eriliselt tunda, et ma pean kiiruse näidikuid ja muid näidikuid väga alla pilku suunates vaatama, nii et tõepoolest kaotan hetkeks kontakti teega ja navigatsiooniseade on veel hoopis all. Pea teeb ikka päris mitu kraadi alla pöörde, et pilk navigatsiooniseadele suunata ja siin mingeid seadeid vahetada. Tänu oma kergusele on linna vahel see linnamaastur väga krapsakas, aga maanteel võtab suu lahti see kütusekulu. Rahulikul kulgemisel 90 kilomeetrit tunnis, näitab keskmist siin 4,7 liitrit 100-le. See võtab tõesti suu lahti. Väga ökonoomne. Nissan on teinud ühinedes Renault mootoriga väga rohelise auto. Ja see kütusekulu ja kõik, ärge unustage, tegu on ikkagi maasturiga, mitte lihtsalt sõiduautoga. Selline siis meie tänapäev on. Toodetakse maastureid, mis sobivad küll linna, kuid mitte maastikule. Maksimum võib olla üks mõisahärra, võib sellega sõita läbi oma pargi linna ja tagasi. Liigelge ikka turvaliselt ja kohtume järgmises saates. Autonet.ee alustab ühe suurema kampaaniaga. Olgu teie auto nii säästlik kui tahes, natuke kütust läheb ikka vaja. Aga Autonet loosib välja oma vaatajatele suurema hulga kütust. Täpsemat infot saate kodulehelt autonet.ee ja Autoneti Facebooki lehelt.